tere, minu nimi on Robin ja aitäh, et sa oled jõudnud minu kanalile. Peale viimast videot kirjutasid mulle paljud korvpallisõbrad ja nad tahaksid näha meid korvpalli mängimas. Sellepärast oleme küllatunud 12-kordsele Eesti meistrile, 7-kordsele Eesti karikavõitjale ja Eesti-Läti liiga võitjale PC Kalev Cramole siia Saku Suurhalli. Andrei, millal viimati Kossu mängisid? No, ma mängisin Kossu viimati, kui ma olin poistega üle olümpial, nii et ega siit midagi head ei tule. Me paneme tiimid kokku ja hakkame üksteise vastu võistlema. Mis arvad, kuidas sul läheb? Ma arvan, seda easy win. Ma arvan, nopin kõik need kinkekaardid endale. Meil on välja pannud Poolsi kinkekaardid ja ma olen täiesti kindel, et Andrei Zevakin neid endale ei saa. Nüüd oleme siin koos Kalev Cramo meeskonnaga. Minu vasakul käel on võistkonna abiteener Indrek Reinbuk. Tema vasakul käel on minu hea sõber Andrei Zevakin ja minu selja taga on PC Kalev Cramo meeskond. Täna meil on plaanis 4 erinevat väljakutset ja võistkonna abiteener räägib teile kohe, mida me täpselt tegema hakkame. Nii, meil on plaanis alustada vabavisetega, siis vaatame, kuidas 3 tabame. Võtame väikse skill challenge'i ette ja otse loomulikult lõpetame keskjoonelt visetega. No mis seal ikka, hakkame pihta? Teeme ära. Alustame soojendusega. Põrgatame natukene, söödame ja muidugi viskame peale. No nii härjad, võtame otsa joonele. Argnege mõnusalt ruumi, paneme särgid püksi. Nagu vana algas, Nii kui vana kool. Kohtuniku koogitsid särg püksi. See on osad on meestel juba särgid püksis. Ma teadsin, mis tuleb vist. Anname minna. Super luks. Korvpall on kommunikatsioonimäng ja seal tuleb rääkida kõva häälega, eriti kui saal on rahvast täis. Martin! Väga hea, võrdne. Kristjan! Tanel! Gregor! Ege! Andrei! Rauno! Rauno! See jäi viiki. See on väga hea. Nii, sellega saab tehtud. Et me üldse saaksime hakata neid väljakutseid tegema, meil vaja moodustada tiimid ja tiimid me teeme seekord nii, et me ei vaata selja taha, Andrei sa ei vaata selja taha. Mehed segavad ennast seal ära ja meie ütleme, kas vasakult teine, vasakult esimene, paremalt teine. Sikke old school valimine. Jah, et oleks täiesti segamini tiimid ja mitte mingit sohi tegemist ei oleks. Et Andrei, teeme SUFA. Kes alustab valimist? Teeme üks korra. Üks. Vasakult teine. Paremalt teine. Vasakult esimene. Paremalt 3. Paremalt esimene. Kohe tema siis... Vasakult 5. See on easy win tuleb. Järgmisena vabavisete võistlus. 2 võistkonda on valitud, viskame nagu välja viskamist. Kes mööda viskab, kui järgmine mees ka mööda viskab, oled mängust väljas. Milline võistkond viimasena joonele jääb, on võitnud. Nii, vabavisked on minu leivanumber eluaeg olnud. Jaa! Selle mängu juurde käib väike trash talk ka, et andke tuld, kui on võimalik mõjutada.
See on väga ohtlik mäng. See on lausa õudus. Keda kotib, kui sees on, eks ole? Nägemist, härra Nurger. Teist korda sa küll sisse ei viskada. Näitame õiget taset. Kui ma olen nii kettasse. Jaa! Ma olen koju. Tiim, midagi vastu. Nurk see ei ole või? Egert! Oi, see on puhas. Andrei. Näita tehnikat rahvale. See läheb slow-mo'sse pärast veel. Oi, varbad joone peal ka Andrei, nii kahju. Vaba vise tundub suhteliselt lihtne vise, aga tegelikult on sul pinge peal ja see ei ole nagu kõige lihtsam vise. Kuigi korvpalluri jaoks võiks vist olla või? 2 mängijat on mõlemast tiimist alles. Oi! Miks minu tiim? Miks minu tiim? Kitsing, mul on kõik loodused sinu peal, kõik rahad. Jaa, see on kindlust. Sul on Kitsing sinu ees, tehti GG. Jaa. Järgmine voor on lauapõrkega visked, sama vaba vise. Jaa! Oi! Jaa! Uus voor nõrgema käega. Vasakuga. Ma ei tahaks isegi. Oi! Nii, Kristjan. Kas tuleb comeback? Siit tuleb comeback. Let's go! Sul nii joppas. Hästi tiim. Kuulid mehed. Pole hullu. Sinu peal tegelikult kõik loodused. Võit. Järgmisena on 3 punkti viskevõistlus. Igal mehel on 5 viset, viimane vise on topeltpunktid. Robin ja Andrei saavad 2 korda visata. Ta see on money ball, see peab minema. Läks. Tuleb siit ka. Siit tuleb lisa. Ei tule lisa. Ei! Miks? Ma olen nii trash kosus, et mul läheb süda pahaks reaalselt. See on õudne. Aga asi on selles, et vaata, kui sa mingit asja oska hästi teha, peab olema nagu enesekindel ja lihtsalt trash talkima. Robin, siit on küll. See ei ole see. See ei ole see. Õudne. Moneyball. Ei tule ikka. Ei! Natuke toimis. Sobib. Jaa, ta segab meie mängijad. Jaa. See viimane läheb. Let's go! Ideaalne. Treener, palju tuli? 12-sse 18, pole probleemi. Palju oli jälle? 18. 18. Nalja teed? Treener luges ju. Oi, see on valus. See on väga valus. Andrei viskas sisse või? See ei ole okei. Viska pesunaist, see sobib sulle paremini. Alt, Andrei. Oi! Andrei, kohe järgmise juurde.
Andrei, sa oled snaiper või? Jube terav on see kuul kuidagi. Kaart on vaja korvpallis natukene. Oi jumal auta. Õudne. Pole probleemina. Õudne. Siin on lihtne võit. Sõber. Ma ei ole sinuga kostuks loodud. No mina olen küll, ma arvan. Ei olnud küll. Mul on isegi nagu tehnika on isegi okeine. Jaa, aga seda ikka ei ole näha. Mul on pikkuses puudu lihtsalt. Aitäh, me võitsime, no. Kus mu tiim on? Super, no. Siin on näha. Ja siit tuli jälle kinkekaardid, no. Siin pole mitte mingit probleemi. Sorry, ma võtan lihtsalt endale. Järgmisena keskjoone vise. Kõik saavad visata. Kui on mitu sisseviskajat, mängime nii kaua, kuni keegi mööda viskab. No kui meie korvpallis nii tasemel ei ole, siis meie sponsor Poolsi, seda on kindlasti. Ja Poolsi andis meile siis tutikad, kossujalatsid, mis on natuke edevamad kui võib-olla mõnel teisel korvpalluril. Aga mängid ikka ei oska. Ja nüüd meil tuleb keskvälja vise ja auhinnaks on meil siis pakkuda 80 € Poolsi krediiti. Vaatame, kes selle endale saab. Vaatame, kes selle endale saab ja ma arvan, meie need ole. Ma tahaks arvata, et ma olen. Võistkonna hierarhia on paigas, no. Nooremad alustavad ja vanemad vaatavad pealt. Andrei, viska väljagi. Nüüd on natuke lihtne. Ma lasin kaasa sulle. Ui, peaaegu. See oli ikka prügi. Kui läheb pihta, siis läheb mingi trahvi vaata. Kummed on? Ei. Kõigil on uus võimalus. Kõigil on uus võimalus. Kui mitte keegi ei tabanud, siis proovime uuesti. Täiesti prügina. See on prügi, Šuri. Üle keskjoone, jalg üle, see poleks lugenud ka. Ei ole nii! Uskumatu. See ei ole okei. Keegi. Kuidas selle endale võtab? Nüüd peaks keegi nagu sisse saada. Jaa. Ei! Martin, võistkonna kaptenina võiksid ikka sisse panna. Lihtne vise. Oi! Ongi võit olemas või? Oled tublina. Jäi kurat meie võistkonna õnneks vähemalt nii palju. Tagi. Kui ma oma Instagramis kirjutasin, mida ma võiksin Kalev Cramost teha, siis te kirjutasite, et te tahaksite näha, kuidas Andrei mängib Rauno Nurgeri vastu kaitses ja mina toon Martin Torbeku vastu palli üle välja. Ma isegi nagu ei vaeva kommenteerima, mis saama hakkab, et see on nagu katastroof. Ühesõnaga, mina pean kaitsma siis, enne. Sina pead kaitsma ja mina pean palli üle tooma. Okei, super. Ja edu sulle. Mina olen siis 1,72 m. Rauno, pikk sa oled? 1,72 ja 28. Mis su jalanumber on? 50 pool. Oh my god, mul teine jalg kokku sinna sisse. Look, they can never keep me down, I'm going. And if I ever fail, just know I'll go again. Tahad ka teist katset ka teha või? See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my props. You ain't got no soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. Oi, Andrei, see on hea kaitse! Ei! Peaaegu. See oli hea kaitse, sul esimene oli hea, Andrei, aga no teises sa jäid nõrgaks. Palli saama. Jah. Sa pead kõigepealt palli saama. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them. Oled valmis, Andrei, sa pead... Ma olen valmis, ma olen head ise avanema. Üks, kaks, kolm, neli. Oh my god. Teeme ühe korra veel. Üks, kaks, kolm, neli, Täis piir. viis. Oi jumal. Juba varianti ka ju. Aga kuidas nad nagu saavad siis? In this thing, tell them, yeah, that's me. Tell them, who bring the vibes. Oi! Ei! Yeah.
that's me. Who that chillin' at the top? Tell them, yeah, that's me. Yeah. Oi, Andrei! Tell them, yeah, that's me. Ei, Andrei! Tegelikult ei ole võimalik üle keskvälja saada nagu professionaalse korvpalluri vastu sellepärast, et ma olin nii lähedal. läheme lihtsalt niivõrd aeglased või puudub igasugune tehnika, et seda palli üle viia. Nii, kätte on jõudnud aeg, kus me siis teeme väikese küsimuste ja vastuste vooru ja ma olen siia kohale kutsunud siis 2 Kalev Cramo sama positsiooni mängijat. Minu vasakul käel on Egert Haller, minu paremal käel võistkonna kapten Martin Torbek. Ma ei tea, Eiku, tee algust. Nimi, vanus ja kust sa tuled ja kuidas sa Kossu juurde jõudsid? Nimi on siis Egert Haller, nagu sa mainisid. Vanus on 26. Korvpalli juurde ma jõudsin. Ma vist olin kas 12-aastane äkki. See toimus siis niimoodi, et ma olin varasemalt tegelenud judoga. Ma olin pärit Võrust, olen pärit Võrust. Ja Tallinnasse kolimisega seoses siis toimus nagu alavahetus. Kas judost siuke üleminek Kossu nagu natuke nagu füüsilisest spordialast nagu ka võib öelda, et ikkagi üpris füüsilisesse spordialasse, aga et siuke mänguvahend on ka olemas, kes nagu algus natuke ära ehmatanud? Ei ütleks, et ära ehmatas. Ma arvan, et pigem tuli kasuks, et oli mingisugune nagu sportlik tausta all, et ma tegelikult judo ei ole ainuke nagu spordiala, millega ma siis varasemalt tegelesin, et ma lapsena väga palju käisin erinevaid trenne läbi ja ma arvan, et pigem võib-olla tuli kasuks, et selline mitmekesine taust oli siis. Martin, kuidas sul Kossu juurde nagu see tee-viis? Minul oli üsna loomulik rada. Mul ema ja isa on korvpallitreenerid, 2 vanemat venda mängisid korvpalli, et ma nagu tegelikult lasteaias ei käinudki. Minu lasteaed oli korvpallisaalis Kristiines ja roomasin sealt ühest saalist teise ja täiesti loomulik, et mul oli kogu korvpall käes ja niimoodi läks. Ma tean Egertit selles mõttes sellest ajast, kui mina käisin Audentses spordigümnaasiumis, siis Egert oli samal aastal ka seal. Ekku, sa läksid Audentses spordigümnaasiumisse, sealt sa läksid edasi. Räägi rahvale, kuhu sa edasi läksid? Tegelikult ma olin Audenteses 1 aasta, olin käinud seal 11 klass. Peale seda siis läksin otse Ameerikasse, lõpetasin gümnaasiumi seal ära. Viimane aasta mängisin 1 aasta seal. Ja siis proovisin ülikooli minna kohe otse edasi sinna mängima. Et tegelikult oli nagu tekkinud paar sükest varianti, oli tuntud huvi, aga erinevatel põhjustel, muuhulgas siis viisa probleemide tõttu mul tuli siuke vaheaasta ja siis see vaheaasta ma mängisin Eestis, Eesti esiliigas siis ja siis ma läksingi uuesti Ameerikasse juba ülikooli. Ja siis sa tulid tagasi jällegi Eestisse? Ja siis ma tulin otse Cramosse, ma tulin tegelikult poole aasta pealt, et mul oli koolis semester lõppenud, ma arvast oli jaanuarikuu äkki. Esimene siis päris ametlik profiaasta oligi Cramo juures see pool aastat, mis... Ja Cramo maksis sulle pool aastast palka ka siis? Jah, midagi maksti. Arvestades sellega, et siis vanas olid siis? Kiire matta, mis 5-6 aastat tagasi, ma arvan, ma olin 20-21 äkki umbes. Siis selles mõttes noor ka ja poole hooaja pealt niimoodi tulla ka ilmselt on natuke raske. Martin, sul näiteks nagu profiklubile eelnev aeg ja siis esimene profiklubi, et kuidas sul see aeg oli ja mis oli see esimene profiklubi, kus sa mängisid ja nii-öelda siis said nende esimese lepingu nii-öelda siis? Mina sain palka gümnaasiumi viimases klassis juba tegelikult, kui ma Kalevis käisin, mängisin. Et 1 aasta varem oli nii-öelda ühel Eesti korvpalli meistriliiga klubil tekkisid majanduslikud raskused ja siis võeti noored, et tol ajal oli see Kuremaa spordiklubi, et 11. klassis mängisin meistriliigas, siis tuli 12, olin Kalevis. Järgmised aastad, kuna Kalev oli tol ajal nii tugev meeskond, et juba siis mina gümnaasiumist tulnuna mind laenati esimesed 2 aastat olin Rakveres laenul, pärast seda olin Raplas laenul, aga alates 2015 äkki olen siis kogu aeg... Päris pikalt siis, ma mõtlesingi nagu nii palju, kui mina mäletan nagu korvpalli ja korvpallitelekast vaadata, siis Cramo on alati nagu see siuke nagu klubi, mis on nagu mängib alati kas meistrikate finaalis, nagu kõikides finaalides ja siis mõtled nagu esimene klubi 11. klassis pole paha või? 12 klass, jah. Jah, et eks mu roll oli tol ajal ka võib-olla, et kuna ma olin Kalevi enda klubi Püramiidist pärit, siis klubis võiks olla ka niimoodi, et püramiidi loomulik osa on, et siis ambitsioon on päästa ka nagu kõrgliiga klubisse, siis ma ei ütle, et mu roll seal kõige suurem oli, aga tol ajal
koolis oli ikka, noh, Kalevist ja kõik. Arusaadav, selles mõttes, ma lihtsalt mõtlengi seda, et nagu pääseda üldse nagu kuskile kas või pingi otsa peale, vaata, nii noorelt see juba näitab, et päris jukus ei ole no, või ei olnud, noh. No ma tahaks öelda et ma päris jukus nagu ei olnud, et ja tänaseks päevaks oled jõudnud siis selles mõttes sellises staatusesse, et sul on saadetud siis nii-öelda kapteni paele, mida küll korvpallis ei ole, aga oled võistkonna kapten ja ilmselt ka liider, No kapten mingis mõttes peaks jah nagu liider olema ka, et vanus on ka juba selline, et hakkad sinna vanade sekka jõudma. Kui vana sa oled? Ütleme kaamerale ka, et kui vana on Martin Tormek? Pane paar aastat otsa, kui teed. Ma olen 30 aastat noor. Aga Egert, sinu puhul see, et sa tegid ka ühe ju selles mõttes välishooaja Hispaanias. Räägi, kuidas seal läks ja kuidas sa sinna said ja kuidas see nagu protsess välja näeb? No, tegelikult see päris hooaega ma selle teinud, et ma tulin sealt ka poole aasta pealt tulin ära. Tol hetkel ma nagu otsisin võib-olla varianti mujalt, et nagu panna ennast proovile uues keskkonnas ja uue klubi juures aga sai võetud selline natukene riskantsem pakkumine vastu natukene madalamast liigast, et võistkond ise nagu enesest seal eelmine hooaeg oli nagu võitlenud kõrgemasse liigasse nagu tõusu peale, et seal oli esimeste satside hulgas siis jutu järgi oli ambitsioon nagu sama, et tõusta kõrgemale tasemele, aga tegelikult see reaalsus oli pigem see, et me olime ikkagi keskmikud ja isegi pigem tagumise otsa klubi seal samas liigas ka ja oli siukseid halbade asjade kokkulangemised, ma olin ise natuke seal mingi perioodi olin vigane ja siis oli veel seal klubi nii-öelda omaniku poeg, siis oli minu positsiooni peal, kes oli ka meil vigane, tuli seal poole hooaja pealt nagu hakkas mängima ja siis mänguaeg nagu kuivas kokku ja ei leidnud nagu sellist head sidet või klappi oma võistkonnakaaslastega, et ma tegelikult juba ise seal peale kuud aega mõtlesin, et ma pigem tahaks tulla tagasi Eesti ja ma arvan, et see aeg kokku võiski olla 2-3 kuud ja siis nii ka läks, et ma naasin nagu Eestisse ja lõpetasin hooaja siin. Martin, räägi mulle niisugust asja, et sina ei ole kunagi välismaal mänginud või? Ei ole, jah. Kas sa oleksid tahtnud kunagi välismaal mängida või kas sa veel tahad mängida välismaal? Ma olen alati niimoodi mõelnud, et see on üsna levinud küsimus, et kuule, et Martin, kas sul välismaalt ei ole pakkumist tulnud, et mul otseselt nagu konkreetseks ei olegi väga läinud ja samas mul ei ole ka nagu ütleme ametlikult agenti olnud siis, eks, et aga ma võib-olla olen jah teist rada läinud, et kõik ei pea välismaale minema, et ma tunnen, et see on koht, kus klubil on piisavalt ambitsiooni, iga aasta on nagu samm-sammult edasi läinud ja kogu aeg on nagu huvitav olnud, et ma olen lihtsalt valinud selle raja. No näiteks me arutasime siin üks videoga jalgpalluritega seda, et oleme, kuna ma ise olen võrkpalli mänginud, siis oli see teema, et välismaale hästi palju minnakse sellepärast, et ma lähen nüüd välismaale, et lihtsalt välismaale mineku pärast, et ei vaadata ei klubi, ei vaadata, et minnaksegi lihtsalt sellepärast, et ma saan kunagi öelda, ma olen välismaal käinud, aga mis klubis, see on jumala savi kõigil, et lihtsalt tegelikult sul nagu tingimused võivad siin Eestis olla nagu kordades paremad, et siis lihtsalt minnakse sellepärast, et öelda, ma käisin välismaal, mis tegelikult ei oma mitte mingisugust rolli päeva lõpuks. Seal on võib-olla vahe see, et kui sa oled Eestis nagu ammendunud, et sa mängid kogu aeg samade vastaste vastu, see tase on kogu aeg, võib-olla sa oled Eestis siin kõige parem, et siis oleks nagu võimalus või koht välismaale minna, et teha see samm edasi, aga tegelikult me mängime VTB liigat, mis on maailma mõistes või ütleme Euroopa mõistes siis päris kõva liiga, kus on Euroopa tippsatsis ka sees. No, me näeme iga selles mõttes aasta, kui VTB siis nõuda satsid, kelle vastu te mängite, käivad siin Eestis ja te käite nagu nendele külas, need mängud on väga lihtsasti kättesaadavad ja on meile endale nagu telekasena. Et seda taset vaadates see on ju midagi muud, see ei ole nagu see, et siin Eesti liigas mängida, et see tase on nagu nii kõrgel tasemel juba, et see on nagu Kalev Cramole ja teil endale nagu niivõrd suur siuke nagu ka hüppelaud võiks isegi öelda. No just ja nüüd on meistrite liiga ka, et mis annab veel juurde, et ma arvan, et see aasta saab olema väga tihe graafik, nagu me ka nüüd saime teada, et ma arvan, see on piisavalt mugavustsoonist väljas, mille pärast ka tegelikult ju välismaale minnaksegi, et panna ennast teises olukorras proovile ja siis ka inimene areneb, eks, aga tegelikult on see klubi ka siin olnud kogu aeg muutumises, et no ma vaatan lihtsalt laua peale näiteks teie enda klubi nagu sihuke turunduse pool, reklaami pool, nagu ma ei ole näinud, et siuksed asjad nagu väga levinud oleks, et klubil nagu nii palju siukest mertsi või siukest pusad, särgid, mütsid nagu sul on, et kõik siuksed asjad,
see näitab klubi mingisugust taset, et sihukeste asjadega nagu tegeletakse. No jah, et ega siis klubi proovib ka ju samamoodi samm-sammult kogu aeg edasi areneda, et kas on võimalusi olnud, et ma ütlen, et mõni aasta siin kogu meie klubi organisatsioonis on sama palju inimesi, kui mõndadel on kas või massööre või abitreenerid, eks, et paneme pingid kokku, meil on 4 tükki, teistel on 10 tükki, eks, et me teeme oma võimaluste piires ja kogu aeg samm-sammult edasi, et proovime, et rahvast tuleks saali ja et oleks klubi võimalikult professionaalne, et ma arvan, et sellised asjad ka nagu mingil määral näitavad seda. Sinna professionaalsuse juurde tulles, ma ei tea, Egert, näiteks ütle sina, et millised on nagu need tingimused, mida mängija vajab ja mida nagu Kalev Cramo teile nagu võimaldab kui mängijatele, et kas sul on hetkel millestki puudust või sa tunned, et see on väga hea olla? Ma siis räägin mitte nagu Eesti tasemel mängimiseks, aga kui sa tahad nagu kuhugile kaugemale jõuda, et olekski nagu eelpool mainitud, et kõvad mängud. Sa võid siin omavahel Eestis nagu mängida, aga et kui sul on VTB ja Champions League'i mängud, et tihtipeale räägitakse mingitest kogemustest, nagu, aga see kogemus iseenesest ongi see, et sa oled mänginud kõvade vastastega, et nüüd kui tulevikus on sul mingid tähtsad mängud tulemas või kas või sa tuled nagu siia Eesti-Läti liigasse mängima, sul tegelikult on nagu, sul tekib mingi niisugune enesekindlus või nagu lihtsalt enesekindluse poolest üleolek, et kuule, et ma mängisin eile mingi Türgi tippklubiga, et nüüd ma mängin, ma ei tea, Rakverega, et siis see nagu süstib sinusse, nüüd mitte midagi halvasti, aga et selles suhtes just, et see teadmine, et sa oled kuskil kõrgel tasemel või nagu, et kui sa saad nagu seal hakkama, siis see süstib nagu sinusse mingisugust enesekindlust ja eneseusku. Et üks asi kindlasti ongi kõvad mängud, mis võiks olla. Teine asi, et sul on trennis on ikkagi, ütleme, 10 head mängijat kogu aeg. Sul on nagu mitu treenerit, kes tihtipeale üks treener võib-olla 12 mängijaga tegeleda, et võib-olla jääb nagu natukene tähelepanust väheks, et sa ei saa kõike nagu näha. Ja pigem ma ei tunneks küll, et praegu midagi nagu puudu oleks, et alati on kindlasti, eks rahanumber paneb mingid asjad paika, et sul mingid taastumisvõimalused ja mis iganes alati annab nagu paremini teha. Mitte ainult Eesti tasemel, et pigem ikkagi on nagu hästi organiseeritud ja on olemas kõik, mis nagu vaja, et mängijal pigem ise pead olema nagu mees ja ütleme vaeva nägema, et sa saaksid selle järgmise sammu teha. Nüüd ma olen siis lahti võtnud küsimused, mida olete teie minult küsinud ja ma küsin neid siis Egerti ja Martini käest. Egert, kes on kõige tehnilisem osavam mängija, kelle vastus oled mänginud? Ma arvan, et see võib olla äkki Isaiah Briscoe või Tony Broughton, üks nendest 2 mehest, kellega... Kus nad praegu mängivad ja kus nad on mänginud? See on tõesti hea küsimus. Mõlemad on mänginud NBA-s. Ma tean, et siin oli Poolas mängis Briscoe vist peale seda, kui Cramost läks. Saksamaal, jah. Siis läks NBA-sse. Jah, NBA-sse tagasi, aga Broughtoni kohta ma austades jään vastuse... Läks Poolas, siis läks Hispaaniasse, jah. Martin, sul kõige tehnilisem mängija? Kui nüüd tegelikult ta ütles, siis Briscoe oli minu jaoks ka, ta mängustiil oli lihtsalt niisugune lust, et ta on tegelikult USA-s ka väga hinnatud tal on natukene unikaalne mängustiil, et mulle väga meeldis ta mängustiil, et tal oli ikka omad puudused, aga ma võib-olla ütleks tema nime, et eelmisest aastast ka, ma selle aasta omasid veel võib-olla ei ütleks, et liiga vara on, aga Kiin oli eelmine aasta ja see mõttes, et Egert ja Rakveres oli täiesti pidurdamatu. Martin, küsimus sulle, kumb on 3 parem, kas Kitsing või Haller? Ja no Aller peab veel tõestama, et seal et Rakverest ta võis küll neid sisse panna, aga tal on hea käsi küll, et lihtsalt peaks veel nagu õigetes mängudes ka seda panema, et Kitsing on, kuna ta on tituleeritud. Ta oli nagu Toonaber ka. Ei saa öelda, et ei oska visata. Ta oli Toonaber ka muudis, ma ütleks võib-olla esialgu Kitsing, et... Või Egert. Tõestamise kohta. Sõbrad, kõige kuulsam inimene, kelle number on siin telefonis? Martin Torbek ja ma arvan Martin Müürsepp, 2 Martinit. Mul on Müürsepa number ka mul vist on, aga ma mõtleks, et korvpalli väliselt ütle, kes on kõige kuulsam? Ma tean ainult korvpallurid. Robin Malting on number. Oi, võt, see on juba õige vastus. Mul ei ole. Peale seda küsimust ja vastu. See Vaakin anna number. Ja viimane küsimus, poisid. Milline on teie mängueelne rutiin? Tegelikult hakkab sellest, et hommikune trenn on, eks, et meil on treeneril ka nagu nüüd viimased aastad välja kujunenud, meil on kogu aeg täpselt samasugune trenn, eks. Ja siis kindlalt lõunauinak, mitte liiga pikk, et oleks unine, vähemalt ütleme 3,5 tundi enne
mängu peaks üles ärkama vähemalt, et siis ei ole mängusunnine. 100% on mul kohvi teeb kõik väga heaks, kergelt kere, mingid harjutused, teatud hüpped, alati parem toss esimesena jalga kui vasak, siis täpselt samamoodi ka äravõtmised ja kõik niisugused asjad, et eks igal mängel on mingid oma kiiksud. No see tossude jalg, see on juba nende meeste värk, kes nagu ei ole eriti enesekindlad või mingi väliseid jõude on vaja, et ma panen parema tossu enne jalga, siis mul läheb sisse. Nagu ei näe. Üks küsimus veel, mis on viimane. Järgmine aasta koondisesse saate või? Egert? No, eks läheb raskeks, seal on kõvasti häid noori peale tulemas, aga ma võtan eesmärgiks kindlasti selle, et tahaks ju käia EM-il Eestit esindamas, oleks väga äge. See on nõus ja Martin? Tuleb terve olla ja eks siis vaatame, kuidas läheb, et jah. Igatahes, mehed, ma soovin teile mõlemale väga palju edu tulevikuks teie karjääris ja muidugi Kalev Cramole nendes kõikides liigades, mida te see aasta mängite. Mul on väga hea meel, et te olite nõus täna minuga seda kõike kaasa tegema. Suur aitäh teile ja olge tublid. Aitäh! Kindlasti jälgige Kalev Cramo sotsiaalmeediakanalit ka, et meil on väga lahedad pusad, särgid, ühesõnaga ja absoluutselt, jälgige neid kahte mees ka. Egerti Instagram on siin ja Martin oma on siin. Jälgige kõige kiiremat informatsiooni nende meeste kohta saate nende Instagramist ja ka mängude tulemuste kohta ilmselt läbi teie Instagrami. Olge tublid. Nii, Robin, mis sa räägid? No selline saigi siis meie keskpärasus professionaalsuses koos PCV Kalev Cramoga. Ma ei tea, Andrei, räägi, mis sa arvad? Kuidas on sinu korvpallioskused? Ma arvan, et me oleme keskpärasest natuke ikka veel madalamad. Nagu korvpall on küll siuke ala, kus täiesti vabalt võib nii väita küll. See oli sulle isegi välja saanud, see on fakt. Torbek ütles, et suunamuutused veel tead, aga see, mis siit ülevalt poolt toimub. Ühesõnaga need korvpallikeelde, need handles, see, et käega palli puutumine on ikka jube toores. Ühesõnaga verdikt on see, et professionaalid me siin ei ole. No siin on ikkagi täna väga raske nendega nagu rütmis pidada, aga meie täname igatahes oma sponsorid Ballsit, kes meile siis kõik jalatsid ja kõik kinkekaardid andis. Aitäh teile! Ja muidugi PC Kalev Cramo võistkonda, kes meid väga-väga lahkelt siia vastu võttis ja kogu selle organisatoorse poole meile siin võimaldas. Ja muidugi enda sponsorid Beliefi. Mul on väga hea meel. Ja Andrei, mis järgmiseks siis? Eks andke teada. Mina mõtlesin, et võiks teha tennist näiteks. Seal me oleme kõik Robiniga madistanud. No, see on jällegi siuke spordiala, kus meil Eestis on väga osavaid mängijaid ja võib-olla me ühtegi teame, et kellega võiks ühendust võtta. Seal on olemas. Saalijoki on äge. Vehklemist võiks teha. Vehklemine on äge. Et pakkuge välja. Muidugi, pakkuge välja ja me võtame selle ette ja toome teieni, kuidas professionaalselt siis inimesed ajavad asju ja kuidas meie keskpärastena tuleme proovime nendega siin võistelda. Aitäh teile ja näeme juba järgmises osas. Ciao, baka!